Kas sa tuled ka või? Ei. Sa oled nii veider, ma ei saa istuda su kõrval. Ma leidsin maski. Täiega lahe mask. Okei, ma pärast võtan ära. Siis nad teavad, kes ma olen. Ma praegu on saladus. See on nii veider. Nagu müsteerium. Müsteerium. Aga seda on Nightshade. 27 või? 28 või? 28 vist. Igatahes Sest 0 päeva oli 25. 25, siis läksime sinna, 26, 27 oli Transfer Garage on 28. 28. Ja täna võiks öelda, et on meie reisi selline sisukas lõpp. Jah. Ehk siis nüüd järgnevad päevad me veel ei ole otsustanud, kas 3 päevaga või 4 päevaga kütame koju. Et kui oleme nagu, siis kütame 3 päevaga. Kui oleme nagu, siis kütame 4 päevaga. Ja võib-olla teeme nagu Eestis hoopis peatuse. Ja siis ja, oleme 4 päevaga. Sest et meil on niimoodi, et meil koju on umbes 2000 kilomeetrit nagu pluss miinus. Ja kui teha nagu 4 päeva peale, siis 5 sotti päev on nagu selline, kiirteed mööda tähendab seda, et me jõuaksime majutusse, võib juhtuda, et isegi enne check-in'i, mis tähendab seda, et me ei saa majutusse. Ja siis kui teeme mingi 6 või 7 sottise päeva, siis viimane päev tuleks meil mingisugune paarsada kilti ja see on nagu selline, siis juba mõtleme, et nagu. No ühesõnaga me ei ole ära otsustanud, kuidas me teeme, aga me homme hakkame sõitma ja vaatame, kui me jõuame. Homme hakkame sõitma. Igatahes, tänane päev. Ei. Alustame siis Constantast. Jah, Constantast. Kelly leidis väga ilusa majutuse. Ei, me juba rääkisime sellest. Okei, sorry. Siis me tegime Constanta 0 päeval video. Ja, pärast Constanta majutust algselt oli mul joonistatud 5 sotine päev. Ja see oli. Aga see oligi 5 sotine päev, mis me tegime lõpuks jah? Lõpuks tegime jah, aga algselt oli joonistatud palju lähemale 5 sotine päev. Selle mõttes ja majutus oli lähemal. Täpselt. Aga siis mõtlesime, et kuulge, et see 5 sotti nagu kõlab palju, mis tegelikult kõlaski palju. Kui me lõpuks majutusse jõudsime, sest meil oli 4 piiriületust. Ja, aga me lõpuks tegime ikka sama pika, nagu kilometraažit sama pika päeva. Siis. Aga see päev läks nagu kõik valesti. Nagu selles mõttes kõik, mis minna sai, läks kehvasti. No, kui mõelda niimoodi, siis tegelikult läks kõik nii nagu pidi minema. Ja, ei no selles ei olnud nagu midagi nagu hullu, nagu midagi nagu katki läinud selles mõttes. Me olime suht lähedal ju piirile tegelikult Constantas. Me sõitsime, ma ei tea, kaua me sõitsime, ikka suht pikalt. Ei, pikalt, 200 kilti. Ja siis me läksime Rumeeniast sellisesse piiriületusse, kus oli pärast Moldovat mingi ülilühike vahemaa. Ja siis pidime kohe Ukrainasse minema. Esiteks, Rumeenia Moldova vahel võttis piiriületus mingi 1,5 tundi. Jah. Ja siis võttis järgmine 1,5 tundi. See oli meie jaoks nagu selles mõttes üllatav, sest Kelly luges, teeb alati mulle mingisugust ajalootundi. Loeb erinevate riikide kohta, mis siin on toimunud, Jugoslaavia ja kõik värgid. Ja siis luges Rumeenia ja Moldova kohta, et neil peaks olema nagu ülitugev side. Ja, sest nad on hästi nagu, nad olid varasemalt nagu ühtne riik. Ja nad lihtsalt mingil hetkel otsustasid, et nad saavutavad iseseisva riigi, seal ei olnud mitte ühtegi tüli, mitte midagi. Neil on väga head majanduslikud suhted. Aga piiriületus oli nagu, läks nii kaua aega. Ja see oli nagu nii huvitav, ma mõtlesin ka, et ma saaks võib-olla teistpidi aru, et Rumeenia on Euroopa Liidus. Ja kui sa tuled Euroopa Liidust nagu väljapoolt Euroopa Liitu, et siis võtab hulk kaua aega, aga ei, vastupidi. Aga ma isegi lõpuks ei saanud aru, nagu, mis seal võttis nii kaua. Selles mõttes, et seal kontrolliti sõidukeid, aga mitte nagu, vaata mõnes piiripunktis on ikkagi olnud, kus nagu kõik dokumendid kontrollitakse üle, vaadatakse kapoti alla. Siis seal nagu seda ei tehtud, vaid pigem oligi see sama teema, et teeme pagas lahti, vaadati, et võib-olla mingid relvi või midagi ole. Selles mõttes, et see oli esimene piiripunkt, kus meie kohvrid vaadati ka läbi. Türgis vaadati ka? Ei vaadatud, kohvrid ei vaadatud. Türgis väljendas ei vaadatud? Ei. Nad ainult küsisid, kas me ossime midagi. Ravimeid ei vaadanud? Ei, aga see oli esimene piiripunkt, kus vaadati kõik meie ravimikotid üle. Katsuti mingeid asju, et meil mingeid relvi kaasas ei oleks. No näiteks meil on ühes selles väikeses kotikeses on see Insta nagu see selfie stick.
ja see mingid siukesed asju nagu katsuti ja vaadati. Ja noh, mingid suvalisi no igal juhul kokkuvõtvalt oli see nagu minu jaoks küll üllatav, et Rumeeniast Moldovasse ehk siis Euroopa Liidust väljumine võttis nii kuradi kaua aega. Et tegelikult, kui me läksime Kreekast Türki, see ei võtnud nii kaua aega. Ja seal olid lihtsalt nagu segaduses inimesed. Et uuesti Türgist Bulgaariasse tulemine, see võttis kauem jälle aega. Aga no... Aga ma ütleks jälle ikkagi seda sama teevad nii nagu mul Türgi piiris tekkis, et mulle tundus, et need inimesed lihtsalt olid segaduses, mida nad tegema peavad. No jah. Sest et see oli siuke huvitav piiripunkt, kus, või no selles mõttes see esimene oli tavaline. Et sul oli üks piiripunkt, siis sõitsid veits aega, siis oli teine piiripunkt. Aga siis see Moldova-Ukraina piir oli nagu ühine piiripunkt. No seal oli jah niimoodi, et seal on ühes nii-öelda hoones oli nagu 2 eraldi akent. Ja 4 tegelikult. No jah, oli 2 akent dokumendi kontrolliks, siis 2 akent customisiteks. Ja siis oli nagu Moldova dokumendikontroll ja tollipunkt või nii-öelda see deklareerimine ja siis oli kohe Ukraina dokumendikontroll ja Ukraina deklareerimine. Nagu ühes sellises püstakus. Ja nad nagu järjest, et sa andsidki nagu dokumendid, tegelikult nad tulid ja korjasid ise su käest ja siis sa läksid sinna akna juurde ootama. Nad võtsid umbes 4 autot korraga ette või 4 sõidukut korraga ette. Ja siis nad andsid neid ise seal nagu järjest edasi ja siis viimasest aknast said nagu välja. Ja see oli hästi segadust tekitavad piiripunktid, sest mõnesse pidid nagu, sul igas võeti meil dokumendid ära. Mõnesse pidid minema ise esimese akna juurde võtma need dokumendid ja siis andma järgmisse. Mõnes anti seal nagu sees ja siis, aga keegi ei öelnud sulle, mida sa tegema pead. Ehk see oli veits nagu kõik nagu rääkisid üksteisega seal kohalikud inimesed ka, et kuhu ma minema pean. Ja nagu selles mõttes oli ka näljaks, et kui sul oli seal nagu 4 sõidurida kõrvuti, sina olid selles esimeses, siis su dokumendid võisid minna 3. Ja seal oligi 4 putkat ja siis sul hoopis läks kuskile kaugele putkasse. Ja siis inimesed olid nagu väga segaduses. Ja me ei olnud ainukesed, kes olid segaduses, vaid ukrainlased ise olid ka segaduses. Ja Moldova inimesed olid segaduses, et selles mõttes nagu inimesed, kes ilmselt liiguvad nendes piiripunktides nagu... Et see oli natukene kaootiline jah, et kui ma siin kurtsin vahepeal mingi Serbia või Põhja-Makedoonia puhul, siis enam ei kurda. Ja oligi siis, saime siis peale mingi 3,5 tundi nendest piiripunktidest läbi. Ja siis me läksime Ukraina poolele ja kuna me algselt tegelikult nagu meie kaart oli joonistatud suurema kaarega, aga me otsustasime, et okei, me tõmbame päeva natuke kokku ja viime nagu ööbimist natuke kaugemale. Ehk siis jäigi kokkuvõttes sama kilometraaž, aga Ukrainas oli meil seda teekonda palju lühemalt. Mingi 20 kilt äkki või? Ja siis me läksime siis sinna piiripunkti ja siis tuli välja, et see piiripunkt on ainult Ukraina ja Moldova kodanikele ja meil ei ole sinna asja. Aga sealt nagu kuskile selles minna ei olnud, see oli ainuke tee siis 2 piiripunkti vahel ehk me keerasime otsa ringi ja läksime tagasi sellesse piiripunkti. Õnneks. Jah, tegime sellise otsakese ja tulime tagasi. Aga ei suures pildis ei olnud väga hullu, sest et tagasiminek Moldovasse, Ukrainast Moldovasse oli kiirem. Ja seal oli väga tore see inimene ka, kes nagu rääkis, et davai, et ma võtan dokumendid, te tulge siia. Et nagu oli palju läbipaistvam see asi. Ikka teate, kes ma olen. Aga siis seal nad olid selles mõttes segaduses, et me just olime seal piiripunktis. Siis nad küsisid ka, et mis te enam tegite, et kas te käisite nagu linnas, me ütles, me linnas ei käinud. Siis ma näitasin talle kaarti, et me käisime seal piiripunktis. Siis nad olid nagu, mis toimub, vaata. Ja tegelikult see oli kahtlane tegevus. Aga ei suva, saime sealt üle, mingi pool tundi läks äkki. Ja seal ei läinud väga kaua, siis järgmis läks veel vähem. Ja siis Moldova teed on väga lõbusad. Kui ma kurtsin, et Bulgaaria teed on halvad, siis ei, Moldova teed on veel hullemad. Ja Bulgaarias on augud tees. Nagu sõna otseses mõttes asfaldises on augud. Oota, ma toon kohe selle. Meil on siin selle konditsioneerikene pea kohal ja see on nagu puu peale võiks külma. Kuigi on 28 kraadi. Siis Moldovas on, teed on nagu kogu aeg käinud. Nad on nagu lapitud. Ei, seal oli ikka mingid veoautod jästud sõitnud, vaata selle kätki. Ja seda teed oli mingisugune 50 kilti, võib-olla isegi natuke rohkem. Ja valus oli. Isegi rohkem vist oli. Ja siis kütsime Moldovast uuesti Rumeeniasse. See oli ka kiire piirilt, see oli mingi väga tore inimene, kes... See oli jälle see jama, et
Moldova poolt saime hästi kiirelt üle ja Rumeenia pool oli jälle mingisugune takistus nagu. Jah, aga seal Rumeenia poolel oli vaata see üks noormees, kes imestas, et ta ei olnud parem Eesti passi näinud, seda jäi vaatamusta. Siis ta võttis jah meid vahele nii-öelda. Et aga seal nad rääkisid väga hästi inglise keelt, sest et teistes piiripunktis oli natuke see probleem, et nad tegelikult ei rääkinud keelt ja nad küsisidki siis kuna need keeled on kõik nagu veits vene sugemitega väga sarnased, siis ma ei tea tegelikult, mis keeles ta küsis. Aga ta küsis, kuhu me lähme nagu vene keelele sarnases keeles või vene keeles. Ja siis oli umbes see olukord, et mina sain aru, mida nad küsivad. Ma vastasin inglise keele, siis nad enam-vähem said aru, mida me vastasime. Ja siis see suhtlemine käis niimoodi, sest et nad inglise keelt seal väga ei rääkinud. Et see viimane piiripunkt oli selles mõttes kõige parem. Nojah, ja siis jõudsime Rumeenia poole tagasi ja siis ööbrimine oli kuskil, ma ei tea, ma ei mäleta nagu linna nime. Issand, ma ei mäleta. Et pole igatahes kuskil seal põhja poolt ja 500-sotine päev tuli 520, 4 piiriületust, mis on teeb kell 10 jõudsime majutusse, pimedas pidi sõitma, see oli natukene ropp. Ja siis põhimõtteliselt hommikul hakkasime kütma. Tegime natukene marsruudiringi. Algselt oli meil arvestatud Rumeenias selline loss või kuidas nimetada turistiurgas nimega Bran Castle. Ehk siis osad nimetavad seda Dracula lossiks, teised ütlevad, et see on fake. Et tegelikult otsest sidusust Draculaga ei ole. Lugesime reviewsid ja mõtlesime ja kaalusime ja otsustasime sinna mitte minna, sest et see oleks võtnud meie päevast kuskil 3 tundi, võib-olla isegi rohkem. Et otsustasime, et ei ole mõtet minna ja pilet oli ka natuke krõbe, 30 € nägu. Et jah, ja mina olen seal käinud, ma ütlen, ma kinnitan seda, et see küll on äge koht, kuhu minna, aga seal on hästi kitsad koridorid, pead ootama inimeste järgi hullult palju ja nii edasi. See oligi lihtsalt kaalutatud. Motovarustuses oleks olnud seal nagu ebamugav. Jah, kaalutatud otsus selles osas, et kuna see piiriületustega päev oli esimene päev, mis kõris jälle üle 30, et see oli eriti mõnus see päike seal oodata. Et siis me otsustasime, et me jätame selle lossi vahele, sest et kui on palav ka, siis ega selles motovarustuses ei ole väga tore olla. Ja siis ei ole seal nagu inimeste massis ka tore olla, sest kõigil on palav ja sa ise ei tunne ennast väga hästi. Ja selle tagajärjel, et me Branni jätsime vahele, joonistasin marsruudiringi. Sest algselt oli arvestatud meil niimoodi, et me tuleme Branni ja lõuna poolt läheneme Transfagarasanile, lähme põhja ja siis hakkame kütma Transalpina poole, kust omakorda tuleme lõunasse ja siis lähme koduteed. Aga ma joonistasin hoopis ringi, et me läheneme Transfagarasanile hoopis põhja poolt alla ja siis kütame Transalpinat, kütame uuesti põhja ja siis läheme kodu poole. Selle tagajärjel saime me vabaks 1 päeva. Ehk siis sõna otseses mõttes 1 päev kadus vahelt ära ja nüüd me saame teha transiiti kas siis 4 päeva rahulikult või siis 3 päeva higistades. Ja eks me ise otsustame. Me natukene otsustame tagumiku järgi, ehk siis me jätame endale, kuna tsiviliseeritud Euroopas, sorry, et ma niimoodi Norra kohta nagu puid alla panen, tsiviliseeritud Euroopas saab majutust võtta nagu niimoodi. Ehk siis vahet ei ole, millise Krakowi majutusi me võtame, kas on 30 kilt ühel pool või teisel pool. Ehk siis me saame otsustada seda suvalises kiirtee parklas. Et kas 10 € kallim või mitte, see ei ole ka tegelikult nii määrav. Ja siis me otsustame, et kui kaugele me jaksame sõita, sest kui homme lubab 36 kraadi, siis 700 kilti seda sõita, no saab hakkama. No täna me saame ka ikkagi 37 kraadi kätte. Tuli ära 37, jah. Et eile võib-olla ei pannud nii tugevalt tähele. Oli ka soe, aga me võib-olla olime sellistes piirkondades, et ei olnud väga hullu. Me olime mägedes. Jaa, me olime ikkagi suure enamuse päevast. See ongi see erinevus. Täna ka Transalpinal, kui me seal üleval olime, siis tegelikult seal oli 25 kraadi. Et mitte nii jahe, nagu on kuskil Grossglockneris, seal kuskil 10 peale langeb, aga ikkagi langes. Transfagarasanil langes ka, aga mitte võib-olla nii palju ja kuna see Transfagarasani mäeületus on nagu rohkem selline lühem. Ja ta on nagu üks mägi. Ta on nagu üks mägi, siis käid korra üleval ära, tuled alla ja siis tuleb see nii-öelda looduspark, kus on hunnik karusid ja kohe räägime sellest ka. Ja siis see on nagu juba veits soojem. Metsad on hullult tihedad. No ja vaata, eilse päevaga oligi see vahe, et me sõitsime väga suure osa metsast, lisaks seal olid need jõed ja mingid fossonilaadsed toodangud, mis hoidsid seda õhku nagu jahedamana.
aga eile me alustasime päeva selles kuristikus. Ja see... Pikas äkki oli see. Pikas. Midagi taolist jah, Pikachu või midagi sellist. Pikachu kuristikus ehk siis päeva algus oli juba nagu selline wow. Meil on veits kogemus nende kuristikega on, eks ole, käisime Norras ja need natukene need Balkani riikides oli ka, Kosovos oli vaata üks kuristik ja vist kanjoneid oli ka päris mitte. Ja kanjoneid ja, aga see oli nagu muljetavaldav. See oli päris ma olen seal, ühe korra ma olen käinud, aga ma ei mäletanud, et see nii kuradi võimas on. Et vaatad ülesse ja siis mõtled, et okei. Ja seal oli hästi, nagu tegelikult hästi mõnus, et teed ei olnud nagu liiga pimedad kurvid, ma ütleks. Oli nagu ruumi, aga samas on sul see tunne, et sul on mõlemal pool need kivid. Et teised, kus me oleme käinud, on ikkagi selles mõttes nagu laiemad, et tee võib-olla on kitsam, aga need kaljuseinad on nagu kaugemad. Ja, aga vaata selles Rumeenia omas oli, see jõgi oli kuidagi kitsam. Jah, võib-olla jah. Et vaata teistel on see jõe osa nagu olnud. Võib-olla jah. Aga see oli täitsa tore, tegime natukene sukest turistikülastust ka, seal neid suveniiriputkasid oli päris palju. Ja, otsisime kahte asja, eks ole, motomehed otsivad alati klepse, mida kohvrite külge panna. Seal inimesed olid väga valmistunud ja kõikidel putkadel oli oma klepse. Ja teine asi, mida otsisime, on coaster. Ehk siis plassil või klaasile mingisugust asja alla panna, aga seda kahjuks ei leidnud. Ja sealt kütsime edasi Transfagarasenisse, seal tegelikult on päris pikk maa. Et selle kuristiku ja mäestiku vahe oli kuskil, kurat äkki on 200 kilti lausa. Et umbes niimoodi. Et meie jaoks see 200 kilti, okei, kütame ära ja Transfagarasen sel korral, ma olen ühe korra käinud seal, sel korral ei olnud ummikut. Ühe korra käisin ja siis oli ummik ja mul oli... Aga me sattusime pigem õhtusel ajal ka. Ja, just nimelt. Ma arvan, et ummikud võivad olla kuskil kella 12 aeg. Ja. Sest me just arutasime ise ka tee peal seda, et kui inimesed on targad, siis need ilmselt lähevad sinna keskpäevasel ajal. Sest kuna temperatuur oli päris nagu mõnusalt kõrge, siis keskpäeval on sinna hea nagu põgeneda. No ikka -10 kraadi. Et see on ikka jahedam. Et me läksime pigem nagu õhtul, ma arvan, et me jõudsime sinna mingisugune 4 paiku äkki või. Umbes nii, jah. Alustasime seda teekonda üles Mäkke, ehk siis meil läks ikkagi nagu aega, sest me jõudsime majutusse veits enne 7 minu arust. Jah. Et see pigem nagu õhtusel ajal. Väga ilus oli. Ei, absoluutselt, nagu ilusad vaated ja selline nagu metsikum. Ja siis me vaatasime, et seal oli see ka gondola, mis läks alt kuskilt üles Mäkke. Nüüd ma ei tea, võib-olla tulistan jalga, aga minu arust siis, kui ma aastaid tagasi, mis iganes 7 aastat tagasi käisin, siis minu arust siis ei olnud gondolat. Aga võib-olla oli ja võib-olla ma lihtsalt ei mäleta. Ja siis 25 kraadi või? Ei, need 28. Ei, ma panen fänn. Aga ta lihtsalt ajab ringi seda. Ta paneb meil fänni tööle praegu. Ma ei tea, vaatame. YouTube subscriber. Igades. Ja siis me... Kelli loopis kivi seal. Karenile ja Ruslanile kerge selline... Ja Kareni ja Ruslani pulmas. Karen saatis oma nime minema kividega. Nii et igale kivile kirjutas oma endise perekonna nime tähed. Meie saime ka ühe tähe sinna ära visata, aga otsustasime, me väga pikalt tegelikult mõtlesime, kuhu me selle viskame või saadame. Otsustasime siis sealt mäe otsast alla visata. See läks ilusti pooleks ka, nii et ei jõua kunagi temani tagasi. Nice. Et sellega läks hästi. Ja ütleme niimoodi, et see mäelätus oli nii nagu mäelätused on, ei ole midagi nagu, kurta ei ole. Teed oli korras, kusjuures rumeenlased oskavad sõita, ei ole häda midagi, mõned oskavad vähem, mõned rohkem. Ja mootorrattaid oli juba, korralikult oli. Jaa, võtleski teisest alates on nagu päris palju. No ikka, sest see mäestik on üks popp, jah. Et see möödus selles mõttes hästi, Transfagarasen on külastust väärt. Ei ole nii palju tsikaane nagu mingid stelviad ja mingid hullud tsikaanid rohkem. Tsikaanid on siis need sinkamunkad. Üles või alla. Ja jõudsin mina siis mäe otsas Lennartile öelda, et ei näinudki karu. Saaksime alla tulema. Ja siis ma ütlesin Kellile, et rahu, oota. Et ühel pool mäge on mingisugune 50 kilomeetrit rohelist metsa. Ja seal nägime 3 korral. 4 korral. Esimene kord oli mingisugune eriti uips karu kuskil lihtsalt istub. Aga ta ei olnud väga suur ka. Ei, ta oli nagu mingi selline, mina mõtlesin, et see on nagu mingi topis. Lihtsalt istub.
kui seisis, aga ta vaatas lihtsalt. Nagu lihtsalt vaatas. Lihtsalt aeglaselt vaatas. Ja siis sellel hetkel tuli meil telefonisse see hoiatus ka, et on märgatud karu. Mõtlen nagu okei, lahe. Et mille järgi see teavitus tuli, siis me nuputasin, mõtlesin, et äkki on mingisugune Wi-Fi või Bluetooth või mingisugune... Ma arvan, et see oli mingi lõigu peal kuskil. Ma päriselt arvan, et see oli masti järgi. Et ikkagi kõigile nende määstiku omadele saadeti. Esimene karu oli Uimps, teine oli poegadega, mis oli juba nagu kõhedus. Ja see oli selles mõttes halb, et see nagu nägime, et autod jäid seisma on ju. Noh, juba aimasime, et ilmselt siis karu on. Ja siis oligi, see oli nagu kurv vasakule. Nii et paremale poole siis selle nagu kurvi peale jäid need beebid. Seal oli jälle parkimisala, sinna jäid need kutsikad jäid seisma. Ja siis see ema kõndis nagu üle tee kuhugi. Nurga taha. Ja siis nagu autod hakkasid vaikselt minema, noh me siis mõtlesime, et me seisame, et siis saaks nagu udiga läbi panna, et me nagu jumala eest mingi auto taha kinni jääks. Ja siis seal on see loll asi. Seal jääb meie suunas, ehk siis päri suunas ja vastas suunas võivad jääda autod mõlemad samas kohas seisma. Ja lihtsalt teevad pilte. Lihtsalt teevad pilte, eks ole, noh okei, ma saan aru, see on nagu huvitav, aga mootorratturil võiks keeruline olukord, sa ei saa ei mööda vahelt läbi ja kui see karu hakkab sinu poole tulema, no siis on nagu sõiduoskused tulevad mängu, et kui kiirelt sa enda ratta ümber suudad pöörata seal kitsal teel. Et noh, aga kõhedus tekitav oli. Ja siis, no ma veel ei ole jõudnud nendesse päevadesse, nii ma loodan, ma saan teile videosi ka panna. Aga jah, ja siis lõpuks tuli välja, et see emakaru oli siis nagu läinud tagasi samale poole teed, kus need beebid olid. Ta oli üle piirele läinud? Ei, no seal olid sellised plokid, seal olidki nagu piired. Siis ta oli 2 ploki vahel, täpselt siukese näoga, et ta kohe sööstab sinna teele. No ilmselgelt, sest ega meil mootorrattas natuke läriseb ka ja siis Mõirgab. Jah. Et see oli jah see, et kus ma ka natukene ootasin, et need ees olevad autod läheksid eest ära, et ma ei jääks jumala eest auto taha seisma. Ja siis no mõni arvas, et me ei julge minna ja siis trügis mööda. Ja sai ise keset teed seisma. Jah. Ja siis kui läks nagu liiklus ägedamaks, siis ma sain ilusasti tast mööda, sest ütleme selgelt ta ei oska sõita nii kiirelt, kui mootorrattaga saab sõita. Ja siis ta sai aru, et tegelikult üks karu vist, üks suur karu oli veel üksinda ja üks oli veel beebidega. Ja see teine beebidega oli tegelikult isegi hirmsam, ütleme ausalt. Yeah. Sest et see oli niimoodi, kus kohas meie ees olid mingisugused 4x4 vennad, kes hakkasid justkui nagu minema karust mööda, siis jäi pidama sõna otses mõttes karu juures. Ma sõitsin talle järgi ja hakkas siis ta sealt kuskilt aknast pilte tegema. Mul on nagu, et kuule, mis ma nüüd siis teen? Ja siis tuligi vastassuunast ka ja siis tuli vastassuunda ka, jäi seisma. Ja siis karu kõndis meie poole. Siis oligi kõik plokis. Siis ma mõtlesin ka, kui see karu nüüd tuleb ja kurat, siis ma teen nagu nii kiired manöövrid, et ja no ühe selle üksiku karuga oli see, et üks auto siis nagu sõitis selliselt väga lähedale sellele karule, et see karu jäi nagu selle auto ja piirde vahele nagu mitte otseselt kinni, aga ta nagu ei näinud muud liiklust ja siis ta veits turvas nagu ülejäänud liiklust ja kõik teised said nagu tast mööda ja siis ta ise hakkas ka sõitma. Ei no autoga ma kindlasti arvan, jääks ka seisma. Miks ei peaks? Aga siis oli neid inimesi, kes jäid seisma, tegid ukse lahti ja tegid pilti. Ei, karud on selles mõttes, ma arvan, nad on harjunud selle liiklusega lihtsalt kutsikatega karu ei ole just väga rahulik, eks ole. Et Eestis ma olen ka näinud, kus kohas mingisugused väiksed karubeebid jooksevad üle tee ja siis mõtled, et okei, kus see emakaru siis on. Et kas julged nagu minna ja kui see emakaru kuskilt põõsast välja hüppab, no või mitte. Aga ei, karud said mööda ja siis tänane ööbimine oli täitsa okei. Sõna otseses mõttes meil marsruudi koha peal. Tee läks nagu kohe otse kõrvale või kõrvad mööda. Saime hommikul kohe teele kütta ja siis... Ja eile õhtul saime seal õhtus süüa. Ja see oli õlled väga soodsad, söök väga soodne. Nagu... Ja väga maitsev ka. Ja absoluutselt. Oskavad liha teha. Väga hästi oskavad liha teha. Ja siis hommikul startisime ja täna oli siis Transalpina. No jah, võtta see ongi, et see Transalpina ja Transfagaraaseni vahe oli tegelikult umbes 200 kilti. Jep. Ehk siis kui ühelt poolt tuleb ülalt alla, nii-öelda sõidad siis järgmisse kohta uuesti ülesse, siis see vahelõik on 200 kilti, isegi vist rohkem. No ja meil oli päris pikalt hommikul sõita enne. Ja, nägime seal hulle hungaarialisi. Ungari ja Tšehhi oli... Ja mingi Tšehh oli vist sinna vahel ära, eks. Ei, see vist oli 2 Tšehhi isegi. Aga ungarlased oskavad sõita küll. Ja täitsa hästi panid. Veits hullu panid, aga jah. Jah, no seal oli väga huvitav nagu seltskond, väga mitmed olid seal pigem vanemad inimesed ja siis oli paar noort seal ja ühesõnaga mingi huvitav seltskond.
kes kõik olid koos tulnud ja sõitsime nendega koos natukene aega. Ja siis kulgesime selle Transalpina poole. Seal oli väga mõnus jahe. Väga ilus tee oli ka. Seal asus väga mõnusalt nagu look läbi. Ja minu arust on korda tehtud tee. Et vähemalt tundus küll niimoodi, ma mõtlen, ei mäleta 7 aastat tagasi, pilte ka ei teinud, videot ka ei teinud. Aga minu arust oli siis suhteliselt ikka kehva tee, aga nüüd oli korralik asfalt. Ei, praegu oli väga korralik tee. Et on näha, et on mingid rahad peale saadud. Ja piirded ja kõik. Ja. Kohati oli nagu selles mõttes tüütu, et väga mitmed mäeületused või mäesõidud, kus ma olen käinud, on nagu väga hea neid kaadreid teha. Siis seal olid ikkagi suht kõrged need betoonblokid ees, et ma veel ei tea, kuidas no kommentaariks jah, et oleks võinud olla natuke nagu looduslikum, nii nagu mingi Sloveenias, et ei ole nii palju piirdeid ja. Aga ei, ma mõistan seda ohutust. No jah, et seal ikkagi seda massi on nagu palju. Ja üllatav oli vaata, kui me sõitsime nüüd põhja poole veel seda pärast mäge, siis tegelikult kõik see jõe äär oli need betoonblokke ees. Et keegi jumalast tükki ei sõidaks. Ja ma ei tea, võib-olla seal on probleeme sellega. Võib-olla on probleeme jah, et võib-olla keegi tahab sinna parkida, siis üllatub, et ohoo, tee ääres ei olegi nagu sellist roheala ja siis sõidab ratastega sealt alla ja siis peab puksiiri kutsuma ja kõik asjad. Jah, ühesõnaga ma ei tea, hästi palju oli seal nagu hästi korralikult, et kui mõned kohad, kus me oleme käinud, on sellised, et sul on nagu mingi kivipost, tükk maad, tühja maad, kivipost ja nagu niimoodi, siis seal olid ikkagi nagu betoonblokid ilma vahelete ette pandud väga nagu korralikult. Ei, mootorrattaga oli seal väga lõbus, selles mõttes asfalt oli hea ja... No ja mootorrattarid oli palju. Ja tohutult. Ja siis vist kõige kõrgem punkt, mis me saime 2100 midagi. 2137 äkki. Äkki oli. Aga seal on nagu selles mõttes oli huvitav, et selle koha peal ei olnud, seal ei olnud ei väga head parkimiskohta, ega seal ei olnud kohta, kuhu kleepsu panna, ega seal ei olnud kohta, kus pilti teha. Jah, ehk siis see kõige kõrgem punkt oligi nagu kuskil kurvi peal. Me mõtlesime, et kurat, aga siin küll pidama ei saa jääda, no siis võtsime edasi. Ja siis see teine koht, kus sai nagu pilte teha, see oli ka kõrge, see oli üle 2000, aga lihtsalt ei olnud nagu 2100. Ja ta oli natuke madalam. Jah, aga ilus, väga ilus, meenutas natukene Grossglocknerit. Ehk siis oligi nagu High Alpina Road. Ei, aga ta ei ole nii kõrge. Transalpina Road. Ja ta oli nagu selles mõttes hästi, kuna ta on nii palju madalamad mäed, siis need mäed tipud on nagu laiad, et sa sõidadki selle mäe tipu peal nagu. Et see oli selles mõttes... Ei, ilus, absoluutselt. Et see on selline mäe... Ja no ei olnud väga kivine selles osas. Ja tsikaanid olid rahulikud, ehk siis sinna saab autoga täiesti vabalt minna. See ei ole nagu mure. Ja seal saab telkida ja kõike teha, et selle mõttes oli nagu lahe. Meenutas jälle Norrat, et enam-vähem keera kuskilt teelt maha ja viska telt püsti ja... No väljalt see, et sa pead leidma koha, kus sa saad telt maha keerata. Jah. Sest et seal nagu betoonblokid on igal pool ees. Jah, seda küll, aga need teeotsi ikkagi leida. No sinna olid üldjuhul tekkinud need parklad ka mingite suveniiriputkade ja mingite söögikohtade ja seda. Vot see on küll selle koha eelis. Jah, ma ei tea, kas me Grossglockneris ei ole näinud neid või võib-olla ei olegi neid või Norras ka, aga siin on söögikohti ja neid suveniiriputkasid ja kõike, et kui me muidu seal, mis iganes Courage, nii-öelda see kaljude vahel, seal oli hullult palju suveniiriputkasid. Ja, see oli väga palju. Aga Transfagarasenil oli hullult palju söögikohti. Ei, no seal nagu ma ütleks, et no okei, tegelikult tee peal oli ka. Tipus oli väga palju ja siis tegelikult sinna oli neid kohvikuid ja asju ka tekitatud. Et iga söögikoha ääres oli ka mingid kulinad nii-öelda rippusid ja mingid suveniiri asju, aga põhirõhk oli ikkagi söögikohal. Ja siis Transalpina samamoodi oli neid kulinaid ka ikkagi seal ääres, aga söögikohad olid. Ei, väga maitsvad söögikohad. Me käisime täna ka söömas seal ja... Selles mõttes oli hea, et see oli siuke, et nagu grilli peal, et igast nagu staffi valmis grillitud. Ümberringi nii-öelda suur pokk grill või mis iganes. Ja siis sa käid, võtad oma taldrikuga ja siis pärast lihtsalt ta vaatab, palju see võiks maksma minna. Ja ütles, 26, ma teen sulle 20, aga nagu okei siis. Ja, sest muidu nagu oleks pidanud kohalikus rahas maksma ja siis me ütlesime meile ainult eurot, sest ta on mingit tavai. Pole vahet. Ei, kõhus ei tee sisusesti. Ja kiire vaata on see, muidu sa ootad kuskil kohvikus enam-vähem mingi pool tundi enne toitu. Seal juba tõstad valmis endale kähku ja söödud ja edasi. Ja siis tulimegi sealt alla ja siis läks väga kuumaks. No jah, et see on jälle see, kui kiirteel puhub sulle 35 kraadi tuul näkku, siis see ei jahuta. Jah, 37 vist oli seegi täna. Et see on jah selline, kus kohas ma tõmbasin visiiri kinni, sellepärast, et nagu muidu sa saad selle kuuma õhuga näkku ja see ei jahuta. Sa võid käsid niimoodi panna nagu need chopperi vennad, mingid need ape-hängerid, aga no ei jahuta. Siis oledki seal kuskil peidus. Ja siis jõudsime täna, mis iganes minna.
Praad. Käisime Lidlis jälle, Lidl on selles mõttes nagu väga hea valik, et pooled asjad on eesti keeles ka. Ja siis saab seda Lidl plussi kasutada ja nagu valik on enam-vähem sama, nagu kohati on mõned asjad nagu juures või mõned asjad puudu, mis meil Eestis on. Aga sa tead nagu mida oodata ja mida osta. Ostsime õhtuks pitsad, tegime süüa ja hommikuks võtsime ka mingi kraami. Ja siis tulime majutusse, täna on jälle mingi siuke tore apartment pisike, voodi on siin samas, köök on eraldi ruumis, vannituba on ka täitsa asjalik, pesumasin oli olemas, saime riided ära pesta. Ja omanik elab ise siin samas majas, sest nad vist on mingi 3 korterit ära ostnud. See on jumala äge lükke, sama maja jutt endal teised korterid, mida sa saad nagu aegalt siis käia koristamas, eks ole. Et täitsa, nagu kõik on olemas selles mõttes, et midagi nagu puudu ei ole. Voodi tundus ka täitsa okei, vaatame, kuidas magada päriselt on, aga. Ja siis homme lämmik kodu poole. Järgmine video tuleb kodust. Kui hästi läheb, siis küttame 700 ära, oleme kuskil Krakowi külje all. Kui vastu peame ja siis juba vaatab edasi, kuhu järgmise päeva. See eelis on ka nüüd, mis muudab meil elu lihtsamaks. Kui sa ööbid sellises linnas, kus kohas on Bolt või Bolt, see muudab su elu nagu väga palju lihtsamaks, et sa saad ikka tellida neid mingeid mitmeid liitreid vett. Ei pea kuskilt tassima ja homme siis, kui jõuame nii kaugele, siis seal tellime ka. Just. Et vaatasime paar kohta nagu valmis juba, aga veel ei bookinud, et vaatame jooksvalt, kuidas läheb, sest homme ikkagi ilmub ka päris palju sooja. Proovime startida võib-olla natukene varem. Vaatame, kuidas õnnestub. Ja tegelikult on juba suht elamus sees, kui jõudmise sees. Ei me oleme nagu nii palju saanud, et mõtle, jõudsime Grossglockner, siis oli Sloveenia, siis jõudsime Horvaatias otsaga ja hakkasime kütma. Nüüd ongi see, et 4 ööd Horvaatias ja 4 ööd Rumeenias. Aga kas me oleme juba 4 ööd või tuleb kokku 4 ööd, mis me lugesime? Ei, see on 4 ööd. See on 4, selge. See on 4 ööd Rumeenias, jah. Ja ühesõnaga need on riigid, mida me siis oleme siis kõige rohkem sõitnud, mulle tundub. Tegelikult peaks tegema mingi kilometraaži. Kui niimoodi mõelda, siis Konstantas olime 2 ööd, jah. Jah, aga Konstantas ja Dubrovnikus olime ka 2. Jah, okei, siis on nagu 5 ööd Horvaatias ja 5 ööd. Jah, nagu selles mõttes. 4 ööbimiskohta. Mõt, aga näeme juba kodus. Oota. Näe, Lennart. Vahepeal ei vahetanud teise mehe vastu. Wow. First light coming through the blinds, half asleep. Your body next to mine, cold coffee. Sitting by the bed, slow mornings. Messing with my head, don't let go now. Mornings getting closer, cars outside move faster. Everybody's up now, sunlight on the ceiling, shadows on your skin now. I can feel the whole world starting up again now. Wake up, sky's turning cold and blue. I still wanna stay with you. Wake up, morning's coming way too soon. Nothing else we really have to do. Wake up, sky's turning cold and blue. Hold on, I still wanna stay with you. Wake up, morning's coming way too soon. Hold on, nothing else we really have to do. Wake up, stay with you. Hold on, nothing else to do. Wake up, stay with you. Hold on, nothing else to do. Phone light glowing in the dark, soft rain running past the cars. Your heartbeat slow against my chest, no leading. Not quite ready yet, don't let go now. Morning's getting closer, cars outside move faster. Everybody's up now, sunlight on the ceiling, shadows on your skin now. I can feel the whole world starting up again now.